Mart Vainu, tänavuse eduka Eesti teise koha auhinna omanik, palju õnne kõigepealt. Suur aitäh, tõesti, ma väga tänan selle eest. Sinu ettepanek on viia koolidesse juba algastmetesse rahatarkuse õpetus. Kõlab nagu väga lihtsalt ja loogiliselt, miks seda ometi siiamaani tehtud ei ole, mis on sinu arvamus? Kusjuures ma ei tea selles mõttes, sest meie seda praegu teeme gümnaasiumiastmes ja me näeme, et see on täiesti tehtav palju suuremal skaalal, kui me seda praegu teeme. Ehk siis ma ei oska spekuleerida, miks seda ei ole tehtud. No tõenäoliselt on justkui, inimestel tulevad muud prioriteedid ette ja siis asjad kuidagi jäävad, et võiks seda rahatarkust teha, tore oleks, aga seda kuidagi ise jääb sinna. Aga kuna mina ise alles käisin koolis ja minul gümnaasiumis ei olnud seda, siis ma tundsin, et mis toimub, et miks seda ei õpetatud mulle. Ja see oligi niimoodi, et me võtsime elukaaslasega kodulaenu ja kõik need terminid olid nii segased, et ma pidin kõik selle ise ära õppima. Just sel hetkel ma nägin enda vana kooli direktorit ja siis ma ütlesin talle, et kuule, miks sellist asja ei õpetata koolis. Ja see oli 2019, siis ma läksingi ise vabatahtlikult õpetama Tartu Juhan Poska gümnaasiumisse ja nüüd kuidagi see arenes selleks, et on meil juba 35 kooli ja teeme seda palju suuremalt. Selle konkursi võitja Kalev Kaarna tegi ettepaneku, et Eestis võiks olla väljaspool Tallinnat ja Tartut 400 sellist tipptasemel koolidirektorit, kes painutaksid reaalsust. Kas need samad 400 koolidirektorit võiksid sinu hinnangul selle muutuse tuua, ehk siis rahatarkuse õpetus jõuab üsna kiiresti ka õppekavadesse? Praegu ka, mida meie teeme, on see, et me õpetame koolis valikainena rahatarkust, et me läheme enda õpetajatega sinna kooli ja meil on võimalik siis enda õpetajatega seal lõpetada. Aga see väga palju sõltub sellest, et kas koolijuht on ise avatud sellele ideele. Ja õnneks on see, et Eesti koolijuhid on väga toredad, väga sõbralikud inimesed ja nad tahavad rahatarkust ka. Ehk siis koolijuhtidest sõltub hästi palju ja ma arvan, et siin on kõik nagu hästi, et meil on head koolijuhid, nad saavad järjest paremaks ja rahatarkus on neile tähtis. Ehk siis rahatarkuse seisukohast on minu arvates kõik korras Eestis ja läheb järjest paremaks. No mitu aastat veel läheb ennem, kui see rahatarkuse õpetus koolides on täiesti nagu norm, et kui ei ole, siis see on pigem niisugune erand, mis kinnitab reegleid? Meie oleme selles mõttes kohe valmis, et võtame kõik Eesti koolid ja tuleb lihtsalt natuke rohkem õpetajaid juurde saada ja koolitada natuke rohkem, aga selles mõttes on valmisolek olemas, et meie reageeriksime kiiresti ja praegu on meil 35 kooli, aasta lõpuks võiks juba 80-100 olla ja järjest rohkem, et ega tegelikult mitte miski ei takista meil õpetamast igas koolis seda, pigem seal ongi natukene selle koolijuhi tagasi kinni ja siis võib-olla seal eelarve küsimus ka, et kuidas seda oleks võimalik teha, kui seal on nii suurel skaalal ja rohkem inimesi tuleb, aga tegelikult mitte mingisugust takistust ei ole.